Tere, mina olen Liina ja mina räägin teile täna eesti keeles viisakusest eesti keeles. Ja tegelikult ei taha nagu väga pikalt rääkida ise, vaid pigem kutsuda teid kaasa mõtlema sellest, et mis see viisakus üldse on. Et kuidas teile tundub, et mis asi see viisakus üldse on? Emma? Ilus käitumine. Ilus käitumine. Jah. Seda, et sa pead teistele lubama enda mänguasju, siis teised lubavad sulle ka. Jah. Mis on? Et kui sa jagad midagi, et siis ütled aitäh või palun. Ja et see aitäh ja palun ja tere on vist esimesed asjad, mis tulevad pähe, kui on viisakusest juttu. On nii? Mis sa arvad? Viisakus on see, kui sa ütled tere ja head aega, kui sa tuled või sa lähed. Jah. Et see on siis see viisakus, kuidas ta keeles väljendub. Kui sa ütled tere ja head aega ja aitäh ja palun. Need on üks tavalised asjad, kui me mõtleme viisakusest. Aga milleks meil seda viisakust tarvis on? Mis sa arvad? Sellepärast, sest kui me ei ole viisakad, siis võib haiget saada. Või õnnetus juhtuda. Viisakus hoiab ära sellised ebasoovitavad juhtumid. Milleks meil on vaja, et me oleksime viisakad? Seda, et kui su enne ütleb ära seda, mida sa tahad sulle teha, siis sa ei tohi ka seda teha. Jaa. Sa ei tohi teistele haiget teha. Aga miks sa ei tohi teistele haiget teha, mis sa arvad? Sest siis võib juhtuda õnnetus. Teed teisele haiget sõnadega, jah, et alati ei pea nagu kätega haiget tegema. Sõnadega saab ka haiget teha, jah. Et on niimoodi, et kui me oleme ebaviisakad teiste suhtes, siis meil on põhjust eeldada, et ka teised on meie suhtes ebaviisakad. Kas on nii? Et see tuli nagu sellest jutust välja ja kui me oleme viisakad teiste suhtes, siis meil on põhjust oletada, et ka meiega ollakse viisakad. Me nagu ootame seda sama käitumist vastu. Ja kui teine on ebaviisakad käitunud, siis sina võid olla targem ja olla viisakas. Et siit tuleb välja nagu see asi, et viisakus võib olla nii tegevusega kui ka sõnadega. Ja? Et me võime öelda, et viisakust on meil vaja selleks, et meil oleks teistega hea olla koos. Et kas on niimoodi, et selleks, et olla viisakas või ebaviisakas, on meil vaja kedagi teist. Et kas me saame üksinda omaette viisakas või ebaviisakas olla? Kas tundub? Et istud omaette ja oled ebaviisakas, et ei tule välja. Aga samamoodi ei tule välja ka viisakus, kui oled omaette, eks ole. Et ikka on vaja kedagi teist sinna juurde. Et see on see, kuidas inimene on, et temal on vaja kaaslast. Ja selle viisakuse me võiksime nagu lihtsalt kokku võtta, et see on selline asi, et märka kaaslast. Aitäh teile kaasa mõtlemast. Kui kellelgi juhtus õnnetus, siis mine aitama teda. Mitte ei lähe mööda, vaid aita.